jah, jah. Oleme siin Rio Verde rannas, siin on päris ilus rannajoon praegu. Meri on madalal. Ja siin on üks päris lai liivariba, selline 60-meetrine, mis kõik täitub veega õhtuks. Ja siin selle aia taga, siin selle aia taga on maha jäetud selline kindluse moodi päris rikka inimese selline elamine. See omanik suri ära ja see koht on tühjana ja laguneb ja troopika ja ookean lihtsalt mädandavad ja söövad seda maja siit nii seest kui väljaspoolt, eriti seda müüri, mis siin on. See kõik laguneb, seda on hästi näha, mismoodi sool, ookean, troopika niiskus seda müüri lagundavad. Ja meil sai eile õhtul, kui me siin olime, sai aku tühjaks ja me tulime siia täna uuesti tagasi selle termiitide loo juurde. Lähme vaatame neid termiitide ehitatud käike ja pesasid siis selle müüri sees. Tulge minuga kaasa. Vamos, või? Muestrale ese árbol grande. ¿Cuál? Ese árbol grande. Siin on üks selline suur puu, mida on liiv ja vesi kõvasti lihvinud. Ja uurisin järgi, et need puud siia ei tule mitte saarte pealt, vaid selle sama ranniku äärtest. Ehk siis see puu võib olla pärit siit 10-20 kilomeetrit, võib-olla isegi rohkem, kuskilt sealt poolt või teiselt poolt ranna äärest. Nagu ma ühes loos rääkisin, et lained söövad kaljupinda ja siis kukutavad alla need puud ja taimed, mis selle kaljupinna peal kasvavad. Ookean viib nad kaasa ja siis toob nad kuskil uuesti randa. Näiteks praegu siis selle suure puu on ta toonud siia, lihvinud seda vees ja toonud siia. Ta võib selle jälle siit ükskord ära viia sinna tagasi, kus ta selle kunagi tõi. Lähme nüüd vaatame neid termiidipesasid. Korta.